Meghan Kelly kannab nüüd avalikult hidžaabi. Tegelikult ei, mitte päriselt. See ei ole see, mis toimub, aga ta lipitseb islamistide ees igal võimalikul moel. Poisid, me peame välja selgitama, mis pagan toimub. Ja selles videos sukeldume sellesse, miks Meghan Kelly on äkitselt saanud parimateks sõpradeks nende islamistidega, kes kasutaksid teda esimesel võimalusel. Tere tulemast saatesse Pushback. Mina olen teie saatejuht Yara Kay. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, jagage seda videot sõbraga, aga mis kõige tähtsam, liituge meie vastupanu liikumisega. Ja alustame hulludega. Ja tänaseks teemaks on ei keegi muu kui Meghan Kelly. Hakkame pihta. Täiesti armsad ja neil pole mingit kavatsust džihaadiks. Täiesti armsad ja neil pole mingit kavatsust džihaadiks, mitte mingil juhul. Nad tahavad kasvatada oma peresid viisil, mis tegelikult sarnaneb väga sellele, kuidas meie, kristlased elame. Tead, jumalakartlikult. Viisil, kus järgitakse oma usku. Viisil, kus sa ei taha, et mingid veidrad woke ideoloogiad jõuaksid sinu lapse klassiruumi. Tead, tegelikult on meil palju ühist. Ja ma arvan, et neid inimesi on tegelikult siikule võtnud mõned väga Iisraeli-meelsed inimesed, kes on nad ebaõiglaselt ja tegelikult ka ohtlikult paigutanud radikaalsete islamistide sekka. Ja ma olen täielikult armas ja mul pole mingit videot. Ta põhimõtteliselt seletab maailmale, kuidas paljud moslemid on lihtsalt väga toredad, normaalsed inimesed. Nad on täpselt nagu meie. Ja põhjus, miks me kõik neid vihkame, on Iisraeli-meelsete inimeste tõttu. Pean ütlema, et see on ausalt öeldes natuke iiveldama ajav ja nende jaoks üsna piinlik, kui nad sellist propagandat papagoina kordavad ega saa aru, kui kohutavalt harimatud nad kõlavad. Aga ma arvan, et see on nende enda asi, kui nad tahavad kõlada nagu idioodid. Neil on selleks õigus. Aga jällegi, peame me kõik endale meelde tuletama väga lihtsat fakti. Kui kõik need inimesed on nii süütud ja toredad, siis miks nad ei lähe massiliselt välja ja ei mõista radikaale hukka? Ja see on lihtsalt sellepärast, et see on üks ja sama asi. Aga sellest räägime mõnel teisel korral. Vaatame nüüd, kuidas Meghan Kelly veel natuke meelt muudab. Ma ei usu, et need marsid on lihtsalt abipalve Gaza eest. Need on teatud gruppide, eriti islamistide ülemvõimu kehtestamine. Kus ta eksib? Mida ta ütles? Mis oleks isegi vaieldavalt vale? Vale! Mida nad tahavad ja mina olen temaga nõus. See, mida mul on öelda Meghan Kelly kohta, mis on oluline kõigile mõista, on see, et ta kõlab väga mõistlikult ja loogiliselt, sest ta ongi üsna mõistlik ja loogiline, mis teebki selle kõik veelgi hullumeelsemaks. Ta istub seal ja ütleb umbes nii. Vaadake, nad on toredad, normaalsed inimesed, nagu meie kõik ja bla bla bla. See, mida ta just ütles, kõlab normaalselt. Aga see, mida ta siin ütleb, õigustab midagi, mida me kõik teame, et enam ei saa õigustada. Ayaan Hirsi Ali on seda paremini väljendanud kui keegi teine. Ja see on see, mida ta enne ütles, mis kõlab lihtsalt nii normaalselt. Oli põhjus, miks meile kõigile meeldis teda kuulata. Ma ei usu, et need marsid on lihtsalt appikarja Gaza eest. Need on teatud rühmade, eriti islamistide ülemvõimu kinnitamine. Kus ta eksib? Mida ta ütles, mis oleks isegi vaieldavalt vale? Seda, mida nad tahavad, on Ayaan Hirsi Ali väljendanud paremini kui keegi teine. Loomulikult on ta pärit Somaaliast, sattus lõpuks moslemi vennaskonna mõju alla, kuid suutis sellest kuidagi välja pääseda ja end sellest lahti rebida. Me tegime sellest pika saate ja ta on sellel teemal ka raamatuid kirjutanud. Kuidagi suutis ta sellest välja pääseda ja temast sai eluaegne islami ning eriti naiste kohtlemise kriitik. Aga ta on juba 10 aastat selle eest hoiatanud, mis eriti Euroopas toimub. Need mehed kolivad sisse ja naised, kes varem said tänaval tanktopi ja lühikeste pükstega kohvi ostma minna, satuvad nüüd ahistamise ohvriks, mõnel juhul rünnatakse neid ning sageli peavad nad nüüd koos meessoost pereliikmega liikuma. Kas sa kuuled erinevust selle 2020 aasta, selle 2023 aasta ja selle vahel, mida me just vaatasime? Sest nagu moslemid on lihtsalt tavalised. Aga me teame, et see on naistele ohtlik. Me teame, et inimesi rünnatakse. See läheb hullemaks. Lihtsalt selleks, et tagada oma turvalisus, sest nemad ei assimileeru. Nad ootavad, et Euroopa noored naised ja teised kohaneksid nendega. Kas ma võin lihtsalt öelda, et kuulates seda Meghan Kelly versiooni, mõtlen ma lihtsalt, kus sa oled? Kuhu sa oled kadunud? Miks sa oled meid maha jätnud? Me igatseme sind, sina mõistlik ja normaalne inimene, sest see, mida ta kavatseb öelda 2026 aasta aprillis, lööb sind oma rumalusega pahviks. Ja jälle peame endalt ikka ja jälle küsima, kuidas see kõik juhtus. Sellele leiame vastuse pärast seda, kui oleme kuulnud meie sponsoritelt.
olete ilmselt näinud pealkirju kruiisilaeval puhkenud hantaviiruse puhangust ja see tuletab meile meelde, et pandeemia õpetas meile midagi olulist. Kui ilmub uus viirus, satub tervishoiusüsteem kiiresti ülekoormuse alla ja kõige parem on mitte olla neist sõltuv. Ja just sellepärast soovitan ma, et teil oleks juba enne vajaduse tekkimist kodus olemas tervisefirma nakkushädaabi komplekt. Tellige see kohe veebist, sest komplektis on arsti poolt määratud ravimid ja isegi nebulisaator hingamisteede sümptomite jaoks, mida loodetavasti teil kunagi vaja ei lähe. Selle asemel, et järgmise puhanguga paanikas ringi joosta, on teil juba olulised ravimid ja hingamisteede abivahendid kohe käepärast olemas. Ming aadressile twc.health/Mitira ja kasutage koodi MEIRA, et säästa kuni $33 ning saada tasuta kohale toimetamine. Komplektid on saadaval ainult USA elanikele. Püsigem terved! Ausalt öeldes olen ma lihtsalt ülimalt vihane selle video peale, mida me kohe vaatama hakkame. See ajab mind lihtsalt marru, sest ma tahan, et inimesed oleksid mõistlikud ja normaalsed. Ja kui mõelda sellele Meghan Kelly aastal 2023 ja sellele, mida me hakkame vaatama aastal 2026, siis see on lihtsalt vihalajav. Noh, ja ma tean, et sa oled välja toonud, et igaüks, kes on piisavalt julge, et öelda seda, mida ta just ütles, olgu see siis Suella Braverman või Tucker Carlson, saab lõpuks vallandatud ja tembeldatakse sallimatuks eks. Nagu sinna lihtsalt ei tohi minna. Manipulatsioon on nii kõikjal, et sa peaaegu ei märkagi, et see toimub, sest kõik räägivad üht ja sama juttu. Ja siis tundubki, et jah, nii me kõik mõtlemegi. Ma mäletan, et Fox Newsi ajal oli see nagu automaatne reaktsioon, sa pidid ütlema midagi sellist. Iisraeliga on meil väga eriline suhe. Nad on meie kõige tähtsam liitlane Lähis-Idas. Ja aeg-ajalt tuli mul meelde küsida, miks jälle, et keegi seletaks mulle seda. Jah. Ma mõtlen, sest see on tõsi. Mitte kõik ei ole propaganda. Mitte kõik ei sunni sulle uudised peale. Ei, võib-olla mõned asjad ongi lihtsalt tõsi. Iisrael on Ameerika hea liitlane. Võib-olla ongi nii. Võib-olla seal see algas ja seal see ka lõpeb. Ja pärast seda see kuidagi vaibus alati ära, nagu miks, ja see oli alati seotud Araabia riikide demoniseerimisega. Tead, me pidime neid vihkama, sest need on moslemiriigid. Me pidime Iisraeli armastama, sest nad on väidetavalt meiega selles juudi kristlikus narratiivis, tead küll. See on olnud nii suur manipulatsioon, kinnimakstud manipulatsioon, mida ma arvan, et paljud meist alles hakkavad nägema. Ma mõtlen, kas sa ei arva, et see on lihtsalt nii piinlik, et ta räägib avalikult tasulistest manipulatsioonitaktikatest, kui samal ajal on olemas dokumenteeritud tõendid Katari kinnimakstud manipulatsioonitaktikate kohta, millega inimesed pannakse islamistlike džihadistide eest välja astuma. Ja viis, kuidas nad seda teevad, on panna sind iisraelasi vihkama. Kas see pole mitte kõige uskumatult rumalam asi, mille õnge minna? Jah, on küll. Aga jällegi, asi pole ainult selles, kui rumalaks Meghan Kelly on muutunud, vaid ka selles, et mõista, miks see nii on. Ja kes oleks parem sellest rääkima kui Dave Rubin, kes on Meghan Kelly tundnud väga palju aastaid. Ta väärib seda praegusel hetkel. Ma arvan, et kõik saab korda. Ja just sellepärast ta võtab ette Iraani islamivabariigi, mis on tead rahastanud kõiki neid käsilasrühmitusi ja täpselt seda me praegu näeme juhtumas. Ma tahan sinult küsida ja ma ei tea, kas sa vastad mulle. Mis juhtus Meghan Kellyga? Te olite kunagi sõbrad, ta käis sinu taskuhäälingus, ma mõtlen YouTube'is ja ma mõtlen, sa oled teda nii kaua tundnud ja ta on üks neist inimestest, kes nüüd räägib sellest 7000. Nagu Meghan, sa tead ju, et kõigile ei maksta 7000. Vaata, tead isegi inimesi, keda sa tunned, on raske päriselt tunda. Ta on minu kodus õhtusöögil käinud ja me oleme mitu korda koos leiba murdnud ja ma olen talle aastate jooksul nõu saamiseks helistanud. Ta helistas mulle nõu saamiseks, kui ta esimest korda lahkus peavoolumeediast või kui ta sunniti NBC-st lahkuma. Aga tead, ta helistas mulle, kui ta hakkas iseseisvalt tegutsema ja ma olin nii elevil, et ta mulle helistas. Ma mõtlesin, et see on nii lahe. Meghan Kelly helistab mulle ja tead, ta tahtis teada, kuidas mina iseseisvaks sain, kuidas ma selle kõik üles ehitasin ja me aitasime teda sellel teel. Ja meil on olnud suurepärane suhe nii kaamera ees kui kaamera taga juba aastaid ja vaata tema puhul, mis puudutab Tuckerit, siis ma ei tea, mis toimub. Tundub, et ta on vaimselt, võib-olla teemon tõesti võitis või ta lihtsalt võtab raha ja töötab Ameerika vaenlaste heaks või talle lihtsalt enam põhimõtteliselt ei meeldi Ameerika. Ma arvan, et Meghan tegi lihtsalt kohutava vea. Ma arvan, et umbes 5 kuud tagasi, kui Tuckeril oli Fuentes külas ja kogu internet keskendus sellele, nägi ta seal lihtsalt energiat. Ja ta tuleb peavoolumeediast, kus tahetakse reitinguid, seal aetakse elevust taga ja ma arvan, et ta lihtsalt pani oma panuse. Ta mõtles, et see on see hobune, kelle peale ma selles asjas panustan. Ma ei usu, et ta ise enam ühtegi neist asjadest usub, mida ta räägib ja sellepärast ta tundubki nii vihane ja vastik ning nagu õelad tüdrukud.
see on sõbrana tõesti pettumust valmistav. aga tead, nagu ma alati ütlen, mul olid sõbrad enne, kui ma sellesse ärisse sattusin ja mul on sõbrad ka pärast seda ja see on täiesti okei. Aga tead, vaata, ma arvan, et üks põhjusi, miks Tucker ja Meghan eriti rööbastelt on maha läinud, on nii imelik, on see, et nad tundusid olevat need 2 inimest peavoolumeedias, kes justkui mõistsid neid meist, kes elavad internetis. Nii et nad tulid meie basseini ja nüüd on nad meie basseinis ning pissivad sinna. Ja see ajab meid kõiki veidi närvi. Me kõik oleme lihtsalt nagu, tead, vesi oli siin tegelikult täiesti korras. Te olite teretulnud. Ära reosta meie vett. Ma arvan, et just see ongi asi. Ma arvan, et see ongi täpselt see, millest paljud inimesed kogu Meghan Kelly teemal aru ei saa. Inimesed tundsid, et ta tõesti seisab meie eest. Ja Tucker Carlson ka, nad tõesti seisavad meie eest välja. Tegelikult püüdsid nad iga kord lihtsalt välja mõelda, mis tooks neile parimad reitingud, sest selleks nad ongi loodud. Ja nad mõtlesid, tead mis, kuidas ma saan kellekski, keda inimesed tõesti peavad usaldusväärseks infoallikaks? Ma teen seda. Ja kui see enam ei töötanud, mõtlesid nad, kuidas me saaksime olla vastuolulised. Ja nad tegidki seda. Ma arvan, et Meghan Kelly teab, et ta tegi vea. Ma arvan, et mida hullemaks see läheb, seda rohkem ta mõtleb, issand jumal. Aga samas on tõenäoliselt tema reitingud tõusnud, sest kõik räägivad sellest, kuidas Meghan Kelly ka ümber mõtles. Aga siin on naljakas asi. Tegelikult on see kurb. Kõik vaatavad Tucker Carlsonit ja mõtlevad, et okei, ta on tõesti hulluks läinud. Aga Meghan Kelly tundub lihtsalt nagu järgivat Tuckerit. Selline tunne jääbki. See mõjub ebasiiralt. See ei tundu päris. Sest nii palju aastaid oli ta lihtsalt loogiline, meiega ühel lainel, terve mõistusega ja hoolis naistest. Ja tal oleks olnud nii lihtne sellel teel jätkata seda rada. Aga selle asemel valis ta islami ees pugemise tee. Ja sellest on kõigil kahju, sest see on lihtsalt nii ilmne. Meghan, ainus põhjus, miks sa islami ees puged, on see, et sa tahad selle pealt vaadatavust. Ja see teeb sind ebaautentseks, igavaks ja kellekski, keda enamik inimesi lihtsalt enam kuulata ei taha. Ja sellepärast ei taha keegi enam Meghan Kellyt kuulata. See ei ole sellepärast, et oleks oma hinge Katarile müünud või mingi muu draama pärast. Tegelikult on asi lihtsalt selles, et talle meeldivad reitingud ja ta on valmis selle nimel kõigeks. Ja just sellist asja inimesed ei salli. Koos radikaalse islamiga muidugi. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.